Sel nädalal viis tsirkusetuuri korraldaja Lauri Viikna kultuuriminister Laine Jänesele taotluse. Viikna on nõuks võtnud kultuuriministeeriumilt abi paluda ja luua rahvustsirkus Estonia. See koondaks parimad kodumaised artistid ja ka eksootilisemad loomad. Viikna viitab sellele, et Eestis on nii rahvusteater, rahvusooper, rahvusraamatukogu, aga rahvustsirkust ei ole. Rahvas aga ei saavat ilma selleta läbi. No mina arvan, et tsirkus on see koht, kus lastel on kõige lähem võimalus neid loomi näha, kui me räägime loomadega tsirkusest. Sellepärast, et siin on erinevad loomakaitsjad, kelle ütleme, vaimse tervise hindamiseks mul puudub meditsiiniline haridus. Aga ma usun, et neid väiksemaid loomi, kes meil praegu tsirkustes on, neid saab kindlasti ka lastele küllaltki lähedalt näidata. Ja loomaaias nad ju nende loomadega kokku ei puutu ja hoidku jumal, et loomakaitsjad soovitasid loomadega tutvuda ja kokku saada vabas looduses. Mina ei soovita hundi, ilvese, lõvi, krokodilliga vabas looduses kokku saada. Minul on jäänud paar sellist kaadrit ka on mällu süüvinud. Üks oli, kus ühte elevandipoega, et sa julmalt peksti nuutadega ja see loom läks nurka, ta oli väga õnnetu. Seal oli isegi suumitud need pisarad, mis tal silmist tulid ja see oli väga selline kurb vaatepilt ja teine üsna kummaline vaatepilt oli see, kuidas karu õpetati tantsima Vene tsirkuses ja see on sedasi, et inimesed seda ei tea, aga karu saab tantsima niimoodi, et ta tõstetakse kuuma metallplaadi peale ja nüüd hakkab ju väga tuline jalataldadel ja siis ta hakkab tammuma ja lõpuks, kui selle eest ka suhkrut saab, siis ju karu teeb trikke. Lastel on ju väga mõnus näidata, et karud pannakse puurist tantsima ja vaata, kui vahva see on, paneme talle mingi tobeda kleidiga selga ja kasseerima ainult nagu inimeste käest raha, aga tegelikult see, mis siin taga on, see ei ole üldse nii tore. Peatub läbi siin Kaasaviin, Karu Kaasaviin, mööda käib. Kultuuriministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Ave Toots Erelti sõnul ministeerium menetleb taotlust, kuid seisukoha kujundamine võtab aega. Eesti loomakaitsjad on aga loomade tsirkuses kasutamise vastu. Loomakaitse selts koostöös Rohelistega on esitanud Riigikogule ettepaneku keelustada metsloomade kasutamine tsirkuses. Kui kaua see aega võtab, seda ei oska nüüd küll keegi praegu öelda. Protsess käib, kohtutakse eri huvigruppidega, räägitakse inimestega ja eks nad arutavad nii maaelukomisjonis kui õiguskomisjonis, aga lõplikku daatumit öelda nüüd, millal ta on Eestis keelustatud, et ei oska küll praegu isegi ennustada mitte, aga loodetavasti sellega ei tohiks väga kaua aega minna ja küllap on ka Euroopa eeskujud Eestile natkavad. Peatub läbi siin Kaasaviin, Karu Kaasaviin, mööda käib, lase käib. Täna on aga loomade kasutamine tsirkuses osaliselt või täielikult keelatud Tšehhis, Taanis, Soomes, Portugalis, Indias ja Rootsis, samuti Belgias, Poolas, Ungaris, Austrias, Costa Ricas, Horvaatias, Boliivias, Iisraelis ja Singapuris. Ära sellist juttu üldse räägib. Mõttes ära. Tsirkus ei ole kunagi keelatud. Tsirkus on alati olemas. Tähendab. Et tsirkust ei ole kunagi kuskil ära keelatud. On ära keelatud mõningate loomade kasutamine tsirkuses. See on hoopis teine lugu. Eestis see on tegelikult ühe mehe business ja mina Lauri Viiknaga olen saan täitsa kenasti läbi. See on nüüd punkt, milles meie arusaamised lähevad vastuollu, aga ega see meist vaenlase ei tee, aga tegemist on ühe mehe show'ga, see on tema leib ja loomulikult ta hingeldab ja võitleb enda rahade eest, et see on täiesti normaalne, aga meie asi on ka jälle öelda meie seisukoht, et pigem ma usun, et ta on tark mees ja kindlasti leiab ka muu variandi, kuidas raha teenida. Ükski metsloom, ükski loom tegelikult ei taha teha mingeid tobedaid trikke. Neid sunnitakse ja sellega iseenesest kahjustatakse looma heaolu, et kui siin kas või lõvile öelda,
et ole nüüd mõnus, et hüppa läbi selle põleva rõnga, eks, et ei tee seda mitte mingil juhul, siin peab ikka piitsaga tõbras selja taga olema, keda ta kardab rohkem ja siis ta läheb vastu oma alalhoiu instinktile ja hüppab sealt karbade kärssades läbi, et siin et kõik käib nii sõbralikult, et see ei ole nii, et me oleme näinud tundide kaupa videosid nendest dresseerimismeetoditest ja see ei ole üldse lõbus, et see on otseselt loomapiinamine, et Euroopas on ju näha, et trend on ju selline, et järjest enam Euroopa riike tegelikult keelustab loomade kasutamise tsirkuses, väga paljud on läinud seda teed, et metsloomade kasutamine tsirkuses keelustada. Kuhu astuks Eesti oma rahvustsirkuse loomisega?